Tere päevast kõigile! Täna on mul hea meel tervitada siin Meelist endaga koos, kellega me oleme mõnda aega koostööd teinud, aga inimesed küsivad traditsioonilisi küsimusi minu käest ja minu arust palju parem on see, kui see nendele küsimustele vastab inimene, kes seda on ise kogenud. mitte ei räägi mina, nii et Meelis, tere tulemast! Tere, tere, Karmo, tänan kutsumast. sina oled nüüd teinud totaalse kannapöörde oma elus, ettevõtjaks saanud, sa olid palgatööl, käisid aastaid seal, siis tegid kannapöörde, hakkasid ettevõtlust tegema, aga pärast me räägime sellest ettevõtlusest, aga mis sind, kui sa käisid palgatööl, pani üldse mõtlema selle peale, et sul oleks vaja omale juhendajat või sa tahaksid ellu seda muutust, mis asi see põhjus oli nagu, mis pani sind otsima seda midagi enamat, vaata? Äh, Võiks ütelda, et rahutus hinges, et ja rahulolematus, et sa nagu rabelesid päevast päeva, käisid palgatööl, aga tulemused kuidagi ei muutunud. Ükskõik kui palju sa sinna energiat alla panid, siis tulemused olid kogu aeg ühed ja samad. Konstant. Et jah, et see oli sellist 8-5 tööpäevad ja teinekord ka isegi rohkem ja tulemused olid ikka nagu samasugused ja siis mõtlesin, et ma olen juba üle 40-aastane, et kas ma jätkangi seda nagu eluratast, et nagu orav rattas paned või siis on vaja hakata muutma või muutusi tegema, et ja kuna mu kallis kaasa siis hakkas sind jälgima ja hakkas imelikke raamatuid lugema ja siis ma vaatasin ka, et mis see endast kujutab, see karma ja siis esimesed kohtumised sinuga olid. Juba siis ma sain aru, et tegelikult väga õiget asju räägid aga siis ma veel ei olnud veel valmis peale esimest kohtumist sinuga. Enamasti inimesed ei olegi valmis, sellepärast et ma olen alati rääkinud oma lugu 2006, ma vaatasin, et see Secret on jama, 2016 arvasin parim film, mis on eales tehtud. et 10 aastat läks mul aega, Meelis, sul läks õnneks kiiremini see asi. ja kui sa rääkisid oma lugu, siis mul tuli kohe meelde see, et noh, olin 40 ja käisin palgatööl ja tavaliselt inimesed, eriti mehed ütlevad, tuli keskea kriis, vaata. Aga põnev on see, et keskea kriisi ei ole olemas, lihtsalt me saame aru, et me oleme enamaks võimelised ja tänu sellele me tahame muutusi oma ellu. nii et tegelikult sa said minuga kokku, me saime päris mitu korda kokku, onju. siis mis oli see nagu kaalukausiks selline või mis oli see pöördepunkt, et nüüd ma olen valmis edasi minema? No peale esimest korda sinuga kohtumist, siis mõtlesin, et noh, pigem mitte, et voodoo, aga selline voodoo pluss raha ka veel küsitakse sellest, onju, et et ja minu hinnangul nagu mitte vähe raha, et selle asja, et mis ma siis saan, onju. Aga et ei, mul ei ole seda vaja ja noh, vaatan ise kuidagi edasi, et küll see olukord ikka paremaks läheb, aga aastad mööduvad ja tegelikult ei läinud paremaks, tegelikult läks hullemaks. sa nagu, sa nagu ootasid midagi kogu aeg. Sa ootasid, et sinu elu muutub ja, ja et see nagu muutus tuleb siis väljastpoolt nagu sind või, et Mm. keegi tuleb nagu sind muutma, et ma ei saanud tol hetkel veel aru, et tegelikult see muutus peab algama minust ja ootasidki nagu mingit valget laeva, et keegi toob sulle mingeid pudrumägesid ja piimajõgesid, aga see ei tulnud ja suhted ja ma ju nägin ise ka, et suhted ei olnud kõige paremad. noh, me väikest viisi tegelesime selle äripoolega, see ei toonud üldse mingit tulemust ja noh, siis sai mingi hetk see mõõt täis ja kui sa tõstsid hinda, siis ma ütlesin, nüüd on õige aeg, nüüd on õige asi, mida võtta, et kui sa ikka näed, et see aasta möödudes mingit muudatust ei ole toonud, siis on aeg võtta ennast käsile ja teha esimene suur otsus ära. et tuleb võtta see, noh, täieliku nagu selle lükke andis ikka see alguspunkti konverents Mm. ja rääkides teiste nii-öelda kutsitavatega, siis kõik olid nagu arenenud, kõik olid nagu väga positiivsed ja hea energiaga ja ma ütlesin, mina tahan ka selline olla.
ja siis see saigi põhiliseks kõik tõukeks ja siis ei olnud enam raha suurusel ei olnud mingit olulist rolli enam. siis see raha tundus kõige see on väiksem see mure tol raha, hetkel. vaata, et see on, Meelis, sinu lugu on nagu klassikaline lugu selles mõttes, et inimene mõtleb, et noh, teen ise muutusi, siis vaatan, et aasta on möödas, tegelikult analüüsin, ei olegi midagi muutunud. Ma olen ise selles olukorras olnud 2012 kuni 2016, Mhm. vaatasin, et auk läks sügavamaks. Sest selline klassikaline näide, nagu meile räägitakse igal pool, on see, et koolitustel fake it till you make it. Vaatasin, et selle asjaga läheb ikka küll väga make imiseks ära ta nagu. Mhm. Ja siis tegin selle muudatuse ehk tegelikult sa ütlesid, vaata, kui sa nägid, et see nüüd coaching läheb veel nagu siis investeeringud suurenevad, siis sa tegid selle otsuse kähku ära, onju. Siis see on ka taas klassikaline, et selle kohta inglise keeles on FOMO on ju, fear of missing out, et ma jään millegist ilma. aga okei, sa tulid selle coaching usse, sest sa nägid seda seltskonda, kes tegelikult olid inspireerivad ja olid kogenud juba seda, mida sina tahtsid teha kogeda, oled sa nõus? ja absoluutselt, et kui nemad rääkisid oma edulugusid, kuidas neid on aidanud sinu coach imine ja tirrikad, et siis mina tahtsin samasuguseid tulemusi saada ja samasugust muutusi kogeda, et ikkagi näited elust enesest ja teiste inimeste pealt on nagu ikkagi et kõige suuremaks nagu motivaatoriks. mis mul väga meeldis, oli tegelikult see, et te tulite, teil oli üks idee või nagu ütleme niimoodi, et oli tegelikult selline mitmeid või kümneid erinevaid suundi, kuhu minna, onju. Ja siis kuidas see hakkas nagu kitsenema ja lõpuks te tegite oma valiku ära ja nüüd te olete tegelikult siis, ma ütleks, et Meelis ütleb ise täpsemalt, aga kaua sul ettevõte on olnud? no ettevõte on ikkagi olnud siin mingi 1,5 aastat, jah. Okei okay., et põhimõtteliselt see nagu seo teema ja kodulehed ja need tulid ju tegelikult, need ei olnud kohe esimese kuuga coaching'us olles selged. Sa hakkasid alles neid mõtlema nende asjade peale, siis hakkasid õppima seda ehk täiesti uut valdkonda ja kas sul hirmu ei olnud, et issand hoidku, mida ma nüüd teen? Ma käin palgatööl ja nüüd ma hakkan, ma ütleks niimoodi, et ma olen autoremondi lukksepp ja nüüd ma tahan järsku saada IT-spetsialistiks, noh, see päris nii ei olnud, aga kas sul hirmu ei olnud sellel hetkel või? No, hirmu ikka oli jah, et ma olen ju välja õppinud mööblitehnoloog, onju. ja kui ma nüüd valisin endale uueks erialaks nagu kodulehtede tegemise, mis on nagu teine maailm üldse. aga tegelikult süsteem on ju sama, et sa midagi tahad, mis sulle meeldib ja sa õpid selle ära. kuigi minul see toimus nii-öelda hilistes 40. eluaastates, aga jällegi, kui miljonid inimesed enne mind on suutnud selle WordPressi ära õppida, siis miks mina ei suuda, onju. kas ma olen kehvem siis või? ma ütlesin niimoodi, ma ei ole kehvem. sul peab Kindlasti. olema, nagu sina ütlesid, sul peab olema õige seltskond, sul peab olema keskkond, sul peab olema juhendaja. nii et õpi targematelt ja nii ma siis läbi jälle coaching ute tutvuste sain nii-öelda endale juhendaja, kes mind õpetas ja see tegelikult lisas nagu suurt enesekindlust ja võttis neid hirme vähemaks. et tänu sinule sain ma ju need kontaktid ja sain nagu hea õpetaja endale. ja muidugi sa pead ise olema valmis kõvasti panustama ja õppima, et see, et sul keegi teisel pool ekraani nagu midagi õpetab ja teeb, see veel ei ole ju see, mis annab sulle lõpuks tulemusi. sa ise pead hakkama neid rakendama. aga hea vundament on sellega loodud vähemalt ja see võttis jah, hirme võttis kõvasti vähemaks, eks ma tegin ka ikkagi väikest viisi turu-uuringut, et mis see WordPress on, kui keeruline või lihtne teda on õppida ja üllatavalt lihtne on teda õppida. ja siis sinna tuli juurde muidugi see seo teema, mis mind nagu eriti kõnetas, et seo on selline, et noh, kõik, mida saab mõõta nagu numbrites, on tegelikult ju väga lihtsasti mõistetav ja arusaadav, et Mhm. ja tegelikult seo on mõõdetav numbrites ja see mulle meeldibki, et see on selline numbrid kitsas meeldivad. valdkond, mida väga paljud ei tee, aga minule see meeldib ja mina seda rauda taon. ehk tegelikult sa leidsid oma kire tänu sellele, et sa julgesid teha otsuse, investeerida endasse aega ja raha, sest see igapäevane õppimine paljude jaoks on ka hirmutav, onju. aga mina ütlen, see on kõige ägedam harjumus. lisaks siis hammaste pesemisele on siis endaga tegelemine, õppimine. et tegelikult, kui sa võtaksid nüüd lühidalt kokku, mida on andnud see aeg, mis sa oled olnud meie siis nii-öelda coaching'u grupis
mis see sulle andnud on kui inimesele, kui siis ettevõtjale, et erinevaid aspekte nagu võid välja tuua, kui sul on? Ja esimene asi, mis mul kohe meelde tuli, on usk. Et see andis mulle usku, see andis mulle usku minu endasse, minu enda valitud teekonda. Jah, see usk on vahepeal kõikuma löönud, aga nagu sa oled hästi ütelnud, et laena minu usku endasse. Mhm. Ja ma laenangi seda, et see jah, nii-öelda tirrikate poolne nagu usk minusse, see toetamine, ka abikaasa toetus on, mis on minu jaoks nagu kõige olulisem. Et see usk on jah, on nüüd see edasiviiv jõud nagu ja, ja teine, mis ta on andnud mulle, et sul on vaja ihaldust. Sul on vaja seda asja nagu saada. Et kui sul ei ole mingit ihaldust, ega sa siis väga ju voodist välja tõusta ei viitsi ja king jalgu panna, et noh, kõik tiksub hästi ja et noh, ei ole ju ei ole ju pointi nagu ennast liigselt nagu liigutada, aga usk, ihaldus, et need on need, et ma pean selle asja selgeks saama, ma pean oma ettevõtte töösse saama, et ja see võimaldab ju mul elada sellist elu, nagu ma soovin ja ka minu perel elada sellist elu, nagu nemad soovivad. Et ja kolmandaks ma ütlen, et see tood välja kõige tähtsam isik on sina ise. Et elad kõigepealt, teed ennast kõigepealt korda. Küll ka siis inimesed sinu ümber saavad korda ja sinu suhted paranevad läbi selle, kui sina oled nagu korras. Et mul on jah, selline halb komme või selline, ma pean alati teisi aitama ja teiste heaks tegema, aga ennast olen jätnud nagu tahaplaanile. Aga läbi selle tirri ja läbi sinna coaching'u sain ma aru, et tegelikult kõige tähtsam isik oled sina. Ehk Et põhimõtteliselt, Meelis, võib öelda, et enamus inimesi maailmas viivad ellu teiste unistusi, käies palgatööl, viivad nad ellu teiste unistusi. Aga kui mhm. sa hakkad ellu viima enda unistusi, siis tuleb see kirg ja inspiratsioon ja hommikuti ei tahagi enam magada kella 10-ni onju, vaid sa tahaksid midagi teha ja korda saata. kas ma panin õigetesse sõnadesse? Ja absoluutselt, et palgal tööl käisin, siis kell äratas, mitte ei taha tõusta, ei taha tõusta, ei taha tõusta. Ja aga noh, nüüd on niimoodi, et eks tekib ka muidugi neid hetki, et tahaks hommik kauem magada, sest noh, loomulikult oled õhtul oled liiga kaua üleval olnud ja teinud neid asju, onju, mis sind hommikul voodist on välja ajanud. et mul on see, et ma ei oska õigel ajal nagu piiri panna, et kell on 10, lõpetame. ei, viimased asjad veel tahan ära teha, tahan veel seda kliendile teha. jah, et aga voodist tõusmine on hoopis kergem. et tõused üles ja sa tead, mis on sinu päevaplaan, tead, mis sul on vaja teha ja kõige tähtsam see, et kõik on sinu enda kätes. sa ei sõltu mitte kellestki. tegemise kiirus, vahepeal küll kliendid saadavad materjali vähem, aga ikkagi kõik enamus sõltub sinust. ja sinu tegemistest, et see nagu annab selle tõuke. ja nii ongi, et usu, mida sa teed ja teed seda pühendumise ja ihaldusega ja asjad hakkavad juhtuma. mis sa soovitaksid inimestele või mis oleks sinu nõuanne inimestele, et kui nad on siiamaani nagu selline, mina ütlen, kaitseseisund on tihti, nagu sa ütlesid, vaata, et esimene kohtumine, siis mõtlesin, noh, voodoo ja peaks veel raha ka maksma, et päris hulluks on see karma läinud, onju. et kui sa oled nüüd ise kogenud seda tegelikult Mhm. siin, ma ei tea isegi need kuude arv on mul sassis kõik onju, aga ütleme 9 kuud, siis tegelikult on vist natuke rohkem juba. aga mis sa ise tunned, et kas sa julgeksid soovitada inimestele, et tehke see otsus, alustage teekonda või pigem on see, et ja absoluutselt soovitan, et ma pean ennast ka selliseks tagasihoidlikuks maapoisiks, kes sellist nagu mindsetting ut ja mõttemaailma nagu harimist väga ei pooldanud või ütleme nii, ma ei saanud sellest aru nagu onju, et mis mõttes saad mõttejõul nagu muuta asju, et noh, võiks ka siis ju muuta niimoodi, et see telefon tuleb mõttejõul minu poole onju. lõpuks, kui sa aru saad, et mida see tähendab, kuidas see töötab, siis igal juhul tasub tulla, et kui sa tahad oma elus muutusi,
paremaid suhteid, suuremat sissetulekut, ettevõtet, kasvu või isiklikku arengut, siis on see õige koht. Et sa võid ju ise proovida, aga lõpus on niimoodi, et sul ei ole seda toetavat keskkonda seal ümber. sul ei ole süsteemsust, sul ei ole kedagi, kes hoiaks su kätt, on ju, vahepeal või vahepeal utsitab tagant, et need asjad tehtud. Ja eriti ma soovitan seda teha paaridel. Et kui teil on suhted natukene sassis või kui te koos teete mingit ettevõtet, siis see annab ka nagu väga olulise parema tõuke sinu rahalistele asjadele ja suhtele. Et mul on väga hea meel, et kallis abikaasa mind sinu juurde tõi. Et aeglane nagu ma olen, aga lõpuks ma siia tulin ja minu initsiatiivil, et lõpus ajasin mina selle raha kokku ja ütlesin, nüüd lähme, et siin ei ole variantigi, et me ei lähe. Aga nähes, et mida sa pakud, et kuidas sa pakud, tutvudes nende materjalidega, mina ütlen, et see on isegi odav hind selle muutuse eest, mida sina pakud. Igal juhul soovitan, et jah, te võite käia seal kuskil nõiatohtrite juures ja kristallkuuli pealt ennustada teile, et paremat tulevikku, aga kui te ise sellesse ei panusta ja mitte midagi ei tee, siis ega ei juhtu ka. Et see ongi see, et sulle antakse, karma annab sulle tööriistad põhimõtteliselt. Ta annab sulle kätte suuna, ta annab tööriistad, ta annab sulle keskkonna ja nüüd on sinu roll sellest võtta maksimum. Ja kui sa jäädki sinna, isegi kui ta annab need tööriistad kätte ja kui sa jäädki sinna nii-öelda voodis vegeteerima ja ühtegi liigutust selleks ei tee, et muutuda, siis ei toimu ka muutusi. Aga mina ütlen, et sa pead tahtma muutuda. Just, see on kõige olulisem. Kui sul tahe puudub, siis ei aita sind ei ussi ja püssirohi. Nõus sinuga, coaching on inimestele, kes tahavad muutusi ja on valmis tegema muutusi, mitte tõstavad käega, küsitakse, kes tahab muutust ja siis küsitakse, kes muutuma peab, siis ütleb, et teine. Et see ei ole nendel inimestel, nii et aitäh, Meelis, et sa leidsid selle aja ja kõik, kes tunnevad, et neil on abi vaja kodulehe tegemisega, SEO paika saamisega. Meelis, kas nad võivad sinu poole pöörduda ja kas ma võin panna lingi siia YouTube'i, kui läheb see video üles, võime sinu lingi sinna panna? Jaa, absoluutselt. Hea meelega aitan nii kodulehe teemadel kui SEO teemadel, et kui te tahate teada, mis see SEO on, siis sul on ägedad blogisid, nii et ma suunan neid sinu juurde. Vaadake, tutvuge, sest ma ütlen, teed on valla ja aitäh, Meelis, et sa leidsid oma kiires päevas selle aja minu jaoks. Nii et kõikidele nägemist praegu. Aga aitäh kutsumast ja head avastamist kõigile.